Hei, tere tulemast minu selle nädala vlogi. Mõtlesin, et teen ühe sellise oma igapäevast elu võib-olla rohkem kajastava vlogi see nädal. Kuna ma tean, et teile meeldib neid vaadata, siis why not. Täna on siis esmaspäev ning mul on üldiselt selline kodune päev. Ma kliente ei lähe täna tegema, aga mis mul siis täna plaanis on ja mis mul siis ülejäänud nädalal veel plaanis on, mida te siit näha võite. Täna mul on päris palju teha, aga kõige suurem ülesanne on mul saada valmis üks video. Nimelt ma filmisin siis Browsi pintslitest video ja ma tahaksin selle täna valmis saada ja täna õhtuks veel üles saada, aga no vaatame, kas see mul õnnestub ka. Ja ma mõtlesin, et teen kerge meigi, et siis on selline stardituju päevale parem. Ja lisaks sellele video monteerimisele, kui ma selle saan valmis ja mul jääb aeg üle, siis mul on plaanis täna veel kirjutada paarile inimesele koostööd osas. Naistepäev on tulemas ja sellega seoses on ka paar plaani. Nimelt ma tahaksin siis esimese enda e-poe sooduskoodi teha ja lisaks sellele läheb üks Browsi pintslite komplekt loosi ühel naistepäeva üritusel. Nii et ma pean sellega tegelema, paki kokku panema ja lisaks on mul ootel ka üks PR-pakk, mille ma pean viima siis pakiautomaati ära, mis on ka ühele toredale meigikunstnikule Eestis. Ja kui mul sellest kõigest veel aega üle jääb täna, siis ma kavatsen planeerida ka järgmise nädala siis sellised turundustegevused Browsi jaoks, sellepärast et ma teen kõike ise Browsile ja ma tunnen, et ma olen natukene tempoga maas, et ma peaksin tempot tõstma, peaksin natuke rohkem videosid tegema, pilte tegema, et sellised mõtted on siis, mida ellu viia. Selle nädala jooksul veel mul on olnud hull arbuusiisu, et ma tahan kindlasti jõuda turule, et osta üks hea arbuus endale millalgi. Siuke väike random asi, aga pole midagi parata, mul on mega arbuusiisu lihtsalt. Tööd on mul see nädal suhteliselt vähe planeeritud, ongi mingid muud isiklikud asjad, Browsiga tegemised ja reedel ning laupäeval lähen ma 2 sünnipäevale, nii et äkki natukene vlogin ka neid. Aga sellised siis on minu plaanid selleks nädalaks ja tänaseks päevaks, vaatame, kuidas see kõik välja kujuneb. Ja iluteemadel tänane esmaspäev, nii et ma tellisin Magda Beauty'st endale Lovingtoni keha ise pruunistava vahu ja siis näo ise pruunistava kreemi, mida ma tahaks väga proovida. Ma olen kunagi seda Lovingtoni vahtu kasutanud, aga see oli väga ammu. Ma olen vist isegi enda isiklikus Instagramis kusagil allpool mingi pilt sellest ja see oli hea ja nüüd on see siinsamas ja saab seda mugavalt osta ja soodukas oli ka, nii et ma kohe kasutasin võimalust ja tellisin need ära. Nii et äkki ma näitan selle kasutamist ja selle tulemust siis ka teile selle nädala jooksul. Aga praegu ma siis meigin ennast edasi ja hakkan peale seda videot monteerima. Ja vahelduseks väikene baby bump check. Tore on teha asju kahekesi. Nii, ma sain siis sellise esialgse versiooni videost töödeldud ja nüüd on kell siuke 12:30. Hakkan lõunat sööma. Mul on siin siuke kodune, üritan tervislik olla lõunasöök, brokoliinid, kana ja siis kreeka jogurti kaste ja vesi kõrval. Kuna mul on raseduse viimane trimester, siis ma üritan praegu olla selline eriti tervislikult toitu. Varsti nõuandel siis, no ma ei tea, kui hästi mul see välja tuleb, aga ma vähemalt üritan. Aga mina hakkan siis siin vaikselt nosima ja videot üle vaatama. Nii, järgmine siis minu selline klassikaline autokaader. Vahepeal siis sain video valmis töödeldud ja ka thumbnaili tehtud. Võttis kauem aega, kui ma tahtsin, ma lõpetasin umbes kell 3, aga nüüd lähen veel käin poes. Ma tahan osta täna õhtusöögiks ühe kartulivormi jaoks asju ja panen ka ära pakiautomaati ühe PR-paki. Nii et sellised plaanid praeguseks siis. Nii, ma olen tagasi kodus ja nii mõnus päikesevalgus oli, et ma otsustasin, et ma filmin natukene. Käisin siis Prismas vahepeal, ostsin veits toidukraami, panin pakki teele. Väga õnnestunud käik ja heal kellaajal sain käidud ka, et ei olnud ummikuid ja nüüd ma lihtsalt veits chillisin, puhkasin diivanil, scrollisin TikToki, guilty ja hakkan nüüd vaikselt süüa tegema. Kas näitan teile ka natukene toidu tegemist? Köök on nii cluttered, kuidas siis eesti keeles öelda, seal on palju asju, et see ei näe nii esteetiline kindlasti välja, kui ma filmin, mida ma teen seal, aga äkki natuke näitan teile, mis ma täna teen. Nii, väikene prep siis käib, panin 3 suurt kartulit keema. Kui need sellised nagu enam-vähem on läbi käinud, siis võtan nad ära jahtuma
ja siis hakkan hakkliha praadima, mis sinna sisse ka läheb. Praadisin siis minu arust delikatess hakkliha segu koos sibula ja erinevate maitseainetega. Ma üldiselt ei viitsi mõõta selliseid asju, lihtsalt teen midagi, keeran kokku, maitsen pärast, kuidas on. Lisasin ka tomatisegu, nagu siis nägite, ja nüüd ma siis viilutasin need kartulid ära ja hakkasin seda asja kokku laduma. Kartuliviilud tulid natuke liiga paksud, et ilmselt oleks olnud parem, kui nad oleksid olnud õhemad. Ja siis ma lisan alati sellise piima, muna, soolapipra segu, et anda sellele vormile mahlasust juurde. Ja no see nägi nii väga ilus välja, aga kahjuks pärast tuli välja, et ta ikkagist ei olnud päris valmis saanud. Nii, ja valmisti saigi. Jõudsin veel tomatid ka peale panna. Nüüd lasin tal natukene jahtida ja siis saab sööma hakata. On teisipäev. Olen täna hommikul juba päris palju asju ära teinud, aga ma tahtsin teile jätkuks eilsele toidu tegemisele rääkida siis sellest, et lõpuks see asi ei saanud üldse normaalselt valmis. Sellest ei olnud mingit kasu, et ma neid kartuleid enne keetsin ja ta ikkagist lõpuks oli mingi 2 tundi peaaegu mul kokku ohjus, et need kartulid pehmeks läheksid. Nii et see on ilmselt põhjus, miks ma väga tihti seda toitu ei tee, sest see lihtsalt tahab nii kaua küpseda. Täna hommikul olen teinud siin brausiga seotud asju. Eile õhtul ma siis postitasin pintslite näidisvideo, kus ma näitan neid pintsleid, demonstreerin neid, kuidas ma neid kasutan ja nii edasi ja tegin ka siis loosi sellele. Nii et nüüd ma siin pingeliselt siis jälgin, kuidas sellel asjal läheb. Hiljem lähen viin ka ühe brausi tellimuse pakiautomaati ja praegu mõtlesin, et ma sisustan oma aega sellega, et mul on siin need roosad puudripadjakesed ja ma pean neile panema külge kleepsud, nii et ma natukene teen seda. Ning siin ma pakin siis üheks naistepäeva loosiks seda pakikest kokku. Ja minu hea sõber Paul Holmberg, kes on väga hea meigikunstnik, tegi masterclassi ja loosis siis need pintslid välja seal naistepäeva üritusel. Tšau! Pean tunnistama, mul läks vahepeal vlogimine täiesti meelest ära. Kuidagi tegin oma toimetusi ja üks hetk mõtlesin, oota, ma ei ole üldse filminud. Aga ma olen vahepeal siis siin tööle jõudnud. Mind ootavad täna ees mõned kulmuhooldused. Ja vahepeal siis ma tegin selle igapäevase meigi, filmisin selle ka sisse, tegin mõned TikToki videod ja käisin Balti jaamas. Viisin ühe brausi komplekti siis ära, mis läheb ühele naistepäeva ürituse loosimisele ja ma sain oma arbuusi. Nii et ma ostsin veerand arbuusi ja natuke maasikaid. Nüüd tuleb natukene tööd teha ja siis ongi õhtu käes. On naistepäeva hommik ja mina njammin siin väga mõnusat hommikusööki Koobi, müsli ja maasikatega. Ma tellisin ka Magda Beauty'st endale just Lavingtoni tooteid. See kinnas nüüd tuli kingitusena ja ma olen pikalt kasutanud just Norvelli kinnast, mis oli ülihea pehme. Ma tahtsin kohe katsuda, kas see on sama pehme. Ja siis vahu Tony Stork, sellepärast et ma tahan olla pruun. Ja siis näoise pruunistaja ka, mis on siis kreemi kujul. Et peaks ka olema ideeliselt hea ja selle ma kavatsen kohe endale näkku ka panna, et vaatan, kuidas see tulemus tuleb. Ma võin teha siin mingi selfie kaadri ka, aga need valgused alati muutuvad ja see on suht raske saada seda päris õiget muudatust kaadrisse või pildile nii-öelda. Aga ma teen selle kinde kohe lahti ja ütlen, mis ma sellest arvan. Nii, ta on veits madalama karvaga, kui mul eelmine kinnas oli, aga siiski ta on selline väga mõnus sametine. Ma usun, et ta kannab seda toodet hästi peale. Pigem võib-olla ongi siis hea, et ta ei võta nii palju äkki sisse seda toodet, kui pikemakarvalised seest ilusasti kilatatud, et ei annaks midagi läbi. Need panen täna proovile. Nii, käes on siis, mis ma ei teagi, täna on vist kolmapäev, aga igatahes täna on naistepäev ja sellest ka need ilusad lilled. Ja lugesin üllatusmennadega täna hommikul. Ma arvasin, et raudselt tuleb alles õhtul lilledega, aga no näed, vahest suudavad ikka Eesti mehed üllatadega. Aga suht kiire hommik on olnud, ma lisasin täna brausi e-poodi siis ka silmapintslite komplekti ja näopintslite komplekti ja täna veel kehtib selle sooduskood, nii et ma loodan, et keegi ostab ja kasutab seda koodi ning eile tehti ka esimene suure pintslite komplekti ost, nii et mul oli väga hea meel selle üle. Aga täna, kui ma hakkasin seda pakkima, siis ma sain aru, et need ümbrikud, mis mul selle jaoks mõeldud olid, on liiga väikesed. Nii et ma tellisin kiiresti uued ümbrikud. Loodan, et need jõuavad kiirelt kohale. Neid ma saan siis väiksemate komplektide pakkimiseks kasutada. Aga nüüd ma kihutan tööle. Mul on täna üks klient ainult, aga see on täiesti fine. Tahakski täna pigem natukene mingeid muid asju teha. Tahaks täna jalutama jõuda, sest ma ei ole mitu päeva käinud ja
vaatame, äkki naistepäeva puhul luban endale veel midagi head täna. Ja by the way, see arbuus, mis ma eile ostsin Balti jaamast, see oli päris hea. Ma mõtlesin, et mitu punkti ma annaks sellele 10-st. Ma otsustasin, et see oli 7 punkti vääriline. Ta oli küll päris kallis, et ma ei tea, kas rahaliselt seda reaalselt väärt on. Et tihti ilmselgelt sellist asja ei osta, aga tõesti see maitses hästi. Pärast ma äkki nusin seda veel, sest näitan teile ka. Nii, ma olen kodus tagasi. Vahepeal ma siis käisin tööl, käisin Ülemiste keskuses. Mul on varsti baby shower tulemas. Nii et ma otsisin, kas ma leian äkki mõne kleidi selle jaoks, sellepärast et mul ei ole praegu sellist ühtegi riietust, mida ma sinna tahaks võib-olla selga panna. Ja siis ma sain kätte Asose paki, nii et mõtlesin, me võiksime selle koos avada. Ja lisaks väikene arbuusisnäkk siia kõrvale. Nii, aga Asoses siis seekord väga riideid ei tellinud, sellised peamiselt hoopis iluasju. Seal on selliseid firmasid, mida lähemalt kuskilt väga ei saa, aga neil on valikus. Kui nunnu. Nii, esimene asi on üks näokreem. Ma olen ühe korra varem sellelt firmalt siis proovinud ühte näoõli, mis mulle ei meeldinud muideks, aga see näokreem on hästi heade reviewidega ja ma sain minisaisi sealt tellida, nii et see sobib katsetamiseks ideaalselt. Tegemist on siis CEO vitamiin C rikkalikult niisutava kreemiga. Teeme ta lahti ka. Oh my god, kui nunnu. Selline armas. Väikene potsik. Jep, ja nagu enamus vitamiin C kreemid, siis see on ka sellise tsitruselise lõhnaga. Et midagi sellist siin sees ilmselt on. Mõnus, proovime ära. Siis 2 ilutoodet veel. Ma ei ole päris ammu Elf Cosmeticsilt midagi ostnud, aga viimasel ajal nad on jälle suhteliselt populaarseks saanud. Nad teevad selliseid huvitavaid tooteid. Ja siis ma lihtsalt scrollisin seal ringi ja sattusin ühe sellise huvitava toote peale nagu No Budge Matte Shadow Stick. Ehk siis see peaks olema laupäevipulk, mis jääb mati tulemusega siis. See tundub mulle siuke mõnus baas selliseks kiireks silmameigiks. Pluss see toon tundus huvitav mulle. Natuke siuke roosakas, aga mitte kuidagi karjuvalt roosa. Selline ta siis näeb välja. See on väga kreemine kusjuures. Nii et huvitav, kuidas ta silma peal toimib. Siuke siis näeb välja. Kindlasti järgmine silmameik, mis ma teen, katsetan selle ära. Ja siis üks väga roosa asi veel. Mulle meeldib, kui mul on voodi kõrval suur pudel kehakreemi, mis on pumbaga. Ja siis sattusin sellise Bondi Sense kehakreemi otsuse, mis siis peaks olema vitamiin E ja jojobaõliga ja lõhnama nagu suvemarjad. No proovime kohe. Ta oli väga mõistliku hinnaga, suhteliselt suke vedel. Aga väga kreemine või siuke nagu naha peal nagu tihke, et ei ole nagu ülivedel. Hästi huvitav. Ma ütleks, tal ei ole isegi kõige parem lõhn. Ma ootasin võib-olla natuke magusamat. Pigem nagu isegi mingi sidrunheina viskab. Aga tundub praegu küll niisutav, nii et ilmselgelt käiku ta mul läheb ja ära ta mul kulub. Kehakreeme mul tõesti kulub palju. Eriti kui ma nüüd kannan peale seda ise pruunistajat, siis ise pruunistajaga nahk tõmbab kohe nagu ekstra kuivaks. Nii et siis kulub kehakreemi korralikult. Ja siis ma olen siin üks asi veel, aga need on olukad, neid teile ei näita. Nii et selline oli minu Asose pakk. Ja nüüd mul on 2 varianti, mida edasi teha. Esimene variant on minna jalutama, aga ilm on suht kehv, veits siuke tuiskab ja sajab lund. Aga samas ma ei ole mitu päeva käinud, nii et ma ilgelt tahaksin minna. Liigutamine tuleb mulle kasuks praegu. Ja teine variant on hakata ühte videot lõikama. Ma ei tea, kas ma viitsin. Vaatame. Selline naistepäev siis siiamaani. Ja ma olin tubli. Ma vedasin ennast jalutama. Väga palju lund oli siis veel nagu näha. Aga lõpuks oli ikkagist mõnus. Ja fun fact, see oli minu naistepäeva õhtusöök. Ilusad neljapäeva hommikud. Ma mõtlesin, ma näitan lihtsalt seda tänni nii palju, kui ma saan. Päike tegelikult on päris intensiivne praegu, mille üle on ainult hea meel. Aga ma siis eile kandsin peale siia umbes 2 kihti, kätele ka kihi. Praegu ma ei ole seda veel maha pesnud, nii et see läheb heledamaks. Aga ma mõtlesin, kuidas ma siis näitan seda before and after tulemust ja ma ei tänninud eile oma jalgu. Nii et kui ma pesen selle maha, siis ma näitan kõrvuti siis kätt ja jalga. Aga näole ma panen ka täna veel ühe kihi juurde, siin ei ole enam midagi peal, ma pesin ju eile õhtul oma näo ära. See ka tegi päris
kena tulemuse, minu arust ilus ühtlane on ja täna panen ühe kihi veel, vaatame, mis siis saab ja vaatame, kuidas ta püsib, et see on siin muidugi siuke first impressions, et ilmselt peab ikkagist paar korda kasutama, enne kui täiesti saab oma lõpptulemuse, enne kui saab oma lõpparvamuse öelda. Teen siis praegu pannkooke hommikuks ja joon kohvi. Täna mul on ka ees üks meigikoolitus, mille ma siis annan enda töö juures. Vaatame, mis veel täna head teeb. Siis ma sain hoopis oma vanematega kokku Ülemiste keskuses ja käisin natuke mööda poode. Panin ühe Browsi tellimuse pakiautomaati. Aitäh sulle! Lubasin teile näidata siis võrdlust oma tännist. Selles valguses oli päris hästi näha seda vahet, aga siin samas ei ole väga hästi näha. Nii et ma ütleks, et ta jättis sellise medium tulemuse. Nii, ma olen kodus tagasi, ma käisin vahepeal tööl. Tegin meigikoolituse oma kliendile. Ma ei hakanud seda filmima, see käis hästi kiiresti meil, sest tal oli piiratud aeg. Aga me saime tehtud selle ja nüüd olen kodus tagasi ja natukene siis näitasin, milline see ise pruunistaja before after on võrreldes minu jalgadega. Näos on mul praegu meiki ka, aga ilus jume tuli küll sellega. Ja siin on ka päris hea jume. Siia ma kandsin 2 kihti tegelikult, sest et see on selline ala, mis on niisama päevitades ka alati jumekam. Ja nüüd mul on plaanis siia diivanile pikali visata ja seda päikesesoojust nautida ja hakata kokku lõikama ühte meigivideot, mis ma filmisin, mida mu statiiv teeb, ärge küsige, see lihtsalt sõidab ise ringi. Ja ma tahtsin veel näidata, mul jäi kuidagi see vasak käsi pruunim kui parem. Ma ilmselt siis panin kuidagi rohkem toodet siia, aga jah, selline jume siis. Aga see on päris ilus, ei saa kurta. Tšau! Nii on reede õhtupoolik ja ma pole täna tõesti üldse vloginud. Kuigi päev on jumala pikk olnud. Ärkasin juba sisuliselt enne kella 7, lihtsalt läks uni ära. Vaikselt on hakanud mõjuma ka see valgus, et läheb juba hommikul vara valgeks õues, mis ei ole kuidagi halb. Ärge saage minust valesti aru, aga lihtsalt see äratab mind kuidagi üles. Ma lähen täna õhtul ühele sünnipäevale, mis toimub ühes pubis ja ma mõtlesin, et ma natukene siis filmin seda, kuidas ma ennast valmis panen. Ma ei taha mingit väga tugevat meiki teha, samas võiks ikkagist natuke glammi olla. Mõtlesin, ma panen täna kindlasti ripsmed, ehk siis ma näitan võib-olla siin, kuidas ma neid ripsmeid kasutan. Ja ma tegin endale ka väikese snäki siia kõrvale. Ma ei tea, kui palju ma sellest jõuan ära süüa. Väga hea. Praegu maasikad on minu arust juba väga mõnusad. Ma tahan tänases meigis kindlasti kasutada uuesti seda Elfi pliiatsit. See on siuke roosakas ja päris äge. Ja ma tahaks teha mingi lainerjoone, vähemalt üritada. See ei ole minu silmakujuga väga lihtne, aga ma proovin. Ma toonisin ka täna kergelt oma kulmud ära, nii et ma väga palju nendega midagi tegema ei peagi, aga ma ikkagist teen nad braufriisiga üle, et nad sellised mõnusad sliikid välja näeksid. See nädal oli siis naistepäev ja ma tegin naistepäeva puhul Browsi e-poes ka väikese kampaania, et tegin esimest korda sellise sooduskoodi -15% kogu ostukorvilt ja mõned ostud tehti, aga loomulikult ma olen täna veel suht väheste inimesteni jõudnud, ehk siis väga palju seda koodi kasutatud ära, nii et ma arvan, et ma lähiajal ilmselt ei tee mingit sooduskoodi uuesti, aga tulevikus, kui on Browsi kontodel rohkem jälgijaid, siis võib-olla hakkab neid tihedamini tulema, et pakkuda teile võimalust tooteid katsetada. Mu kulmud vajavad väga juba lamineerimist, et need on juba päris raske sättida. Lamineerides oleks see palju lihtsam. Aga Browsi tellimustest veel rääkides, ma olen mega tänulik kõikidele, kes on siiamaani midagi meie e-poest tellinud. Ja ma tean, et mul on veel palju tööd teha selle nimel, et neid tellimusi rohkem oleks, aga it's worth it. Sorry, et mul see päikesevalgus praegu näkku paistab, ma ei saa midagi teha. Päike täpselt lihtsalt on hetkel nii madal ja täpselt selle akna taga. Nii, aga ma arvan, ma panen edasi timelapsi peale. Nii, siin ma teen siis oma silmameiki ja tegin sellise päris nunnu laineri, ma jäin sellega väga rahule. Loomulikult kasutasin suures osas Browsi pintsleid ja meigišvammi ning puudripatja.
ja vahe selle vahel, et enne ei olnud meiki ja nüüd on meik, on märgatav, kuigi tegelikult mul läks see meik päris kiiresti. Andke teada, kui te tahaksite näiteks mingit tutoriali sarnase meigi kohta saada. Ja viimased touch-upina huulepulk peale ning I'm ready to go. Ma ei rääkinud siin enam midagi, sest mul tuli mingi rahvas koju ja ma tundsin, et ma ei taha väga jutustada. Ja lisaks läks ikkagist kiireks ka, nii et siin väikene check-up sellest ilusast meigist ja edasi juba läksin sünnipäevale. Väga mõnus õhtu oli kuidagi siuke fresh ja crispy. Külm siis ilmselgelt, aga käisime pubis ja hiljem läksime Whisper Sistersi salabaari, kus ma käisin esimest korda ja mulle väga meeldis seal. Väga hea teenindus ja see oli minu mocktailike, mille nad pakkusid mulle. Ilusat laupäeva hommikut. Eile sai siis natukene väljas käidud ja nüüd on laupäeva hommik. Ma tulin umbes 1 ajal koju ja ärkasin ikka oma tavapärasel ajal kell 8. Nii et kainena kindlasti on lihtsam väljas käia ja hommikul ärgata. Aga nüüd ma pakin asjad ja siis me sõidame Tartusse. Nii et tuleb selline busy morning. Teel Tartusse siis võtsin endale kohvi ja ka väikse snäkiterminalist. Ja siin me jõudsime Tartusse, kus oli hakanud mega lumetorm lihtsalt. Käisime Car-testist korraks läbi. Mulle alati meeldib seal käia, seal on alati nii ilusad asjad. Ükskõik mis hooajal sa sinna lähed. Ja nagu näha, ka praegu oli seal juba palju mõnusat rohelist valikus. Tegin siis laupäeval endale kerge meigi ja sättisin ennast valmis restosse minekuks. Haigumus. Väga mõnus lumine oli. Läksime siis Liidia hotelli Hõlm restorani. Seal on ka alati väga kena. Ning oli väga maitsev õhtusöök. Ma sõin siis 2 käiku, kuna rohkem ei mahu lihtsalt praegu. Kala ja magustoiduks mingit vaarika asja mõlemad maitsesid väga hästi, nii nagu ka välja nägid. Pühapäeval tegin väikese jalutuskäigu, veidi tuuline küll oli, aga ikkagist oli väga mõnus. Nii, on käes pühapäeva õhtupoolik ja ma arvan, et on aeg vaikselt hakata seda vlogi lõpetama. Ma tulin just praegu poodi, teen väikese toidushopingu ja siis lähen koju, teen süüa, kavatsen telekat vaadata ja magama keerata. Et siis järgmine nädal jälle uue hooga alustada. Aga enne kui ma lõpetan ja ütlen teile tšau, siis ma mõtlesin korraks kommenteerida ühte teemat. Ma ei kujuta ette, kas ma peaksin seda kommenteerima või mitte, aga mille jaoks mul see platvorm on muu jaoks, kui et enda arvamust avaldada vahetevahel. Ma siis täna scrollisin TikToki ja hakkasin sattuma mingitele huvitavatele videodele, kus toodi välja, kus üks internetis suhteliselt tuntud Eesti ilutegija, kui teda nii võib öelda, otsustas, et tema teab kõike kõige paremini depressioonist ja arvas, et oleks hästi hea mõte soovitada suitsiidsetel inimestel minna ja ennast ära tappa. Ma olin ikka rämedalt šokis, kui ma seda nägin kõike. Ja mul on hea meel, et noored on nii teadlikud ja saavad aru, et selline käitumine ei ole okei. Ja ma väga-väga loodan, et keegi ei võtnud seda südamesse, sellepärast, et kui inimene niimoodi käitub, siis tal on ilmselgelt endal midagi väga-väga valesti. Ja selles suhtes ma loodan, et ta saab sellest ka ise lõpuks aru, et nii ei olnud okei öelda. Aga igatahes see on täielik pulli käitumine ja kui teil on kunagi mingeid vaimseid probleeme ja te satute sellise asja otsa, et keegi tuleb ja lihtsalt nagu üritab teid rajalt veel rohkem maha tõmmata, siis please nagu ignoreerige seda, minge oma rada pidi edasi ja üritage enda asjad ise korda saada. See, et keegi tuleb ja kallab teid veel oma negatiivsusega üle, ei ole mitte kellelegi kasulik ja kohe kindlasti ei ole väärt seda, et ennast veel rohkem alla lasta. Ma usun, et kõikidel inimestel on olnud vaimseid probleeme mingi hetk, mingeid
probleeme, millega nad peavad tegelema, kellel raskemad, kellel leebemad. Elus tuleb igasuguseid asju ette, aga kõik on mööduv, kõigega saab tegeleda, kõigest on võimalik saada paremasse seisu. Nii et selline asi, mida see naisterahvas seal endast väljendas, no see on lihtsalt masendav ja ma tõesti loodan, et keegi ei võtnud seda väga südamesse ning et ta ise saab abi oma probleemidele. Aga that's it. Selline siis minu nädal oli seekord ja selline see vlog sai. Aitäh, et sa vaatasid ja näeme juba järgmises videos. Tšau!